Ma arvan, et selle algkapitali saamisega on nii ühel kui teisel viisil omad riskid. Kas minna panka või siis investori juurde. Meie näiteks alustasime iseenda algkapitaliga, mis võib-olla oleks kõige parem, sest seetõttu ei jää nagu sõltuvust. Ei ole panga ees kohustusi ega ei ole ka investori ees kohustusi. Samas me teame, et väga paljusid ettevõtteid ei saa alustada ilma algkapitalita. Ja teinekord need investeeringud on väga suured. Et ma arvan, et siin nagu selles mõttes ühist vastust kindlasti ei olegi. Et tuleb nagu analüüsida iga ettevõtet eraldi ja vaadata, mis on nagu kõige parem viis. Ma arvan, et enamasti ettevõtte alustamiseks raha vaja pole. Ta on vaja tööd. Et raha on see, millega ostetakse tööd. Aga väga palju tööd saab ise ära teha. Kui sa alustad ikkagi päris nullist, siis ma kardan, et see on keeruline. Et on loomulikult ettevõtjaid, kes ütlevad, et ma olin paljas nagu püksinööp ja mul ei olnud mitte midagi ja ma hakkasin nullist ennast üles töötama ja ka see on võimalik. Aga mina küll ütlen, et mul oli hea nagu omada ikkagi mingisugust kapitali, mille pealt ehitama hakata või teada vähemalt seda, et ma võin aasta aega hakkama saada ilma, et ma peaks endale palka maksma. Et seal on ikkagi mingisugune kindlustunne sul peab olema, et seda arendada, sest muul juhul on oht see, et sa üritadki pakkuda kõigile kõike ja sa tegelikult ei arenda välja seda spetsiifilist kompetentsi, mida sul tegelikult eeldatakse. Teoreetiliselt on ju tore vaadata, et raha laenata pangast. Kui sa oled alustav ettevõtja, siis keegi ei laena sulle seda raha, eks ju. Et sul võib olla ükskõik missugune tahtmine, sulle öeldakse isegi, et sa ei saa minu meelest ettevõtjana, sul on nagu, sa ei saa autotki liisida alguses, sellepärast sulle öeldakse, et me tahame näha sinu 2 aasta ettevõtte majandustulemusi ja kõik. Pigem ongi see, et sul on kas endal see kapital või ongi sõbrad, tuttavad, vanemad, ma ei tea, kellel on olemas mingi kinnisvara, saab võib-olla selle tagatisel laenu võtta, et aga ma arvan, et siin ei ole väga muud. Kui on väga hea idee ja on mingisugunegi omafinantseeringu võimekus, on kindlasti mõtet panka minna. Eriti veel, kui on midagi juba ette näidata. Kõige raskem on tegelikult päris alustajatel, nii-öelda startupidel, sest startup'e pangad ei salli, sest seal on ainult idee. Ja see on vastus ka küsimusele, sellepärast, et sellisel juhul, kui on tegu nii-öelda startupiga, mitte nüüd ainult tehnoloogia startupi, vaid üleüldse alustav ettevõtte kontekstis laiemalt, siis ausalt öeldes, kui ei ole ette näidata tulemust, kui ei ole tugevat oma finantseeringu võimekust, siis ega pangast väga suure tõenäosusega raha ei saa. Vastus on selline, järelikult tuleb leida investorid. Ja see ongi tegelikult üks Eesti ettevõtluse praegusi probleeme minu arvates, millega olen jõudumööda püüdnud ka nii-öelda kaasa aidata sellega tegelemisele, et võt selle segmendi, selle alustava ettevõtja jaoks on finantseerimisvõimalused piiratud nende nii-öelda tavapäraste finantseerimisorganisatsiooniliste vormide kaudu ja selleks on vaja leida oma raha, omad investorid. Ma arvan, et pangast raha küsida ei ole mõtet, sest nad ei anna alustavale ettevõttele laenu. Ma ei tea ühtegi sellist panka, kes annaks. Esimesed investorid on sõbrad, sugulased, enda kohustused. Aga tegelikult enamikku ärisid saab asutada niimoodi, et esimese raha saab kliendi käest ja finantseerida ettevõtte kasvu oma käibest, mis tasapisi kasvab. Ja kui siis olla juba mõnda aega edukas, siis leidub ka pankasid, kes väikse laenu annavad. No eks see on väga erinev, et millega tegelema tahetakse hakata, et tänapäeval on ju ka palju igasuguseid võimalusi EAS-ist saada mingit stardiabi, omal ajal need võimalused kõik puudusid, et kõige lihtsam variant on võtta raha kliendilt, sest kokkuvõttes see on see koht, kus raha on. Ehk kellele sa seda müüa tahad, kui sul õnnestub midagi ette müüa ja selle peale näiteks oma starti ehitada, see on mida meie omal ajal tegime. Kuna tänane maailm pakub nagu nii erilisi võimalusi, sest absoluutselt ilma igasuguse kahtluseta on kõige mõistlikum küsida raha kliendilt. Ehk et sellelt inimesed, kes seda toodet lõpuks ostab või teenust. Tegelikult minu jaoks oligi selle esimese toote puhul üks väga suur õppetund, et kui sa inimestelt küsid, kas nad tahaksid seda toodet osta, nagu me tegime esimese toote puhul, läbi selliste pressiteadete ja meedia, siis me saime kokku umbes 20 000 ostusoovi, mis lõpuks lahenes umbes 9% reaalseteks ostudeks.
et see oli väga selge, et tegelikult selline inimestelt küsimine ja pärast nagu reaalselt raha saamine on üksteist väga kaugel. Ja uue tootega mul oligi väga selgelt vajalik kuidagi valideerida seda turgu, kuhu me lähme. Ja ma leidsin, et on olemas selliseid lihtsaid võimalusi, et sa paned oma veebile üles, et sa müüd ette. Ja me otsustasime, et me kasutame just sellist crowdfundingu platvormi oma idee testimiseks ja testimiseks nagu reaalse rahaga, et inimesed peavad seal panema mõneti ta ongi niisugune ettetelimiskeskkond. Aga need inimesed siis võtavad endale rohkem võib-olla investori rolli. Teine asi, mida ma täna nagu näen, mida väga paljud ettevõtjad teevad, ennekõike küll Aasias on see võib-olla tavalisem, aga see levib ka USAs on väga mitmeid ettevõtjad, kes sõlmivad siis koostööleppeid ja väga tugevaid partnerlusi mingisuguste tootjatega. Ehk et tootjad võtavad siis selle vahesammu ja finantseerimise enda kanda. Nende huvi on toota seda toodet ja nad on siis valmis panustama võib-olla sellesse tootmise üles seadmisse. Kui rääkida nüüd osaluse loovutamisest investori kasuks, siis ilmselgelt on see kõige kergem viis tõenäoliselt alustada. Aga samas me peame arvestama sellega, et siis me oleme selle inimesega nagu väga tihedalt seotud. Et tihtipeale on nagu muidugi investori sihuke passiivne investor, et ta ei osalegi nagu igapäeva juhtimisprotsessides. Aga mina leian, et tegelikult osaluse loovitamine peaks olema nagu kõige viimane alternatiiv. Investorite kaasamisel on selline illusioon, et see ei maksa midagi. Et keegi annab mulle raha lihtsalt ja mina panen asja käima. Tihti tähendab see seda, et ta tahab saada ka väga suure osaluse, kasumi osa ja kui asi õnnestub, siis igasugune investori kaasamine teeb eelkõige rikkaks selle investori ja siis võib-olla jääb midagi sellele idee generaatorile ka. Et ega näiteks Skype'i puhul investori kaasamine viis väga palju raha ära ja täpselt samamoodi Facebooki ja Google'i puhul, nii et investor on ikkagi selline, ma ütlen, et ta on halb asi, mõnikord see on nagu möödapääsmatu, aga investor on ikkagi selline nagu viimane asi, mille poole tasuks nagu üldse pöörduda. Sest on ka väga palju investorid, kes võtavad sinu äriidee üle, teostavad selle ise ja sa ei teinud üldse mitte midagi. Ma arvan, et see on hästi selle idee ja indiviidi keskne. On ju igasuguseid võimalusi, erinevaid investorite kaasamise võimalusi alates, ma ei tea, angel investmentist lõpetades igasuguste teiste meetoditega, et pank on võib-olla mingis mõttes kõige lihtsam, kui sul on neile anda piisavalt lisatagatisi ja võtta risk enda peale ja sa võib-olla säilitad rohkem oma iseseisvust. Aga teistpidi sul võib jääda saamata mingi know-how, mingisugune driver, mida sul teist tüüpi investor pakuks. Et ma arvan, et mõistlik on kaaluda kõik variandid läbi. Väga palju muidugi maailma praktikas tegelikult ärisid alustatakse hoopis nagu pereliikmetelt laenamisega. Et pangad tulevad sageli mängu alles teises etapis või teised investorid, et seal venture capital ja angel investorid, nemad tahavad näha tegelikult ju tugevat tiimi ja toimivat ideed ja valmis prototüüp ja selliseid asju, milleks sa pead olema juba investeerinud oma aega ja raha eelnevalt. See jällegi sõltub, et kas mida see kui on kaaluda kas finantsinvestor või pank, siis kui vähegi võimalik, siis parem pangaga, sest et jagamine on alati lake lahjendamine. Et pole ju mõtet finantsinvestoritele osa midagi ära anda, kui nad midagi ise juurde ei too. Kui see on strateegiline investor, kes ise suudab pärisse panustada mingit lisaväärtust, kas siis
müügivõrgustiku või mingi know-how näol, siis on see teine küsimus ja siis loomulikult. Aga tihtipeale siis see võib ka olla, et see know-how või see turustus ongi juba sellise väärtusega, et see nii-öelda investor eeldab, et see ongi see, mille tema juurde panustab ja finantseerida on ikka veel vaja. Et neid lähenemisi võib olla väga erinevaid. Ma ei ole küll puutunud ühegi nagu investoriga kokku, ega mul ei ole ka vajadust olnud mingeid investoreid kaasata, et me oleme selle nagu hästi käima saanud. Ma ei oska selle koha pealt öelda, et siin on tõenäoliselt targemaid, kes seda nagu nii-öelda kaasamise faasi on rohkem läbi elanud. Võib-olla lihtsalt see soovitus on nagu see, et alguses tundub küll, et raha on hästi oluline nagu selles algfaasis, et oleks ainult raha, siis teeks. Aga tegelikult väga paljude ettevõtete puhul on lisaks rahale oluline või isegi olulisemad pooled suhted ja ligipääsemine läbi investorite nendele suhetele või nendele kontaktidele, kellele muidu ligi ei pääseks, eks ju. Mis võib olla ka nii-öelda selle investori kaasamise või valimise aluseks. Ja kindlasti ka see pool, et kui palju see investor tegelikult on nõus panustama, et kas tost on ka tuge ja abi, kas või selle strateegia, mis sa oled välja valinud selle valideerimisel ja selle arutamisel või siis ta lihtsalt annab sulle raha ja nii-öelda, et küsib, kus tulemused on mõne aasta pärast. Et see sõltub ka nagu sellest, et kui palju te neid investoreid või et nii-öelda, mis selle investori roll siis muidu nagu selle ettevõtte arengus on. Et ma arvan, et siin on nagu rohkem kui see, et saatke meile 2000 eurot ja me anname teile natuke osalust, et siin peab nagu tõsisemalt kaaluma, sest see on ka selline nagu hästi suur otsus ju. Et kas me saame nagu õige toetava partneri, kes meil tõesti areneda aidab või saame lihtsalt raha pangakontole ja öeldakse, et tehke, mis tahate. Mõnikord tundub see parem, aga ma arvan, et need teadmised, oskused ja kontaktid on väärt tihti palju rohkem kui see mõni 1000 eurot raha. Ja see on nüüd üks väljakutse, sellepärast, et ettevõtmise hing on ettevõtja. Investor, ütleme niimoodi, igasuguse investori loogika isegi võiks nii öelda, kui ta ei ole metsenaat, on ju tegelikult mitte toetus kui selline, vaid eelkõige ikkagi mingisugune kasumi lootus. Järelikult peab olema ka piisavalt veenev selle kasumi lootus suhtes, kui käia investori juures. Teiseks, investorid on väga erinevaid, investorid osad tahavad nii-öelda, osad usuvad ideesse ja ettevõtjasse ja tema võimekusse, osad tahavad väga palju kontrollida, et garanteerida oma investeeringu kasumlikkust. Ja see nõuab eraldi nii-öelda oskusi, kuidas sellega toime tulla, eriti kui ettevõtja peab nii-öelda, on sunnitud kasutama mitmesuguste investorite, mitme pealiste investorite kaasabi. Nii et see on omaette õppimist väärt muuses, selle kohta öeldakse investor relations ja see on üldsegi mitte ainult börsifirmade teema. Aga on olemas veel inglid. Aga olles ka ise ingel ja minnes sellelt intervjuult ühe ingli projekti arutelule, siis mina ütleks niimoodi, et ega ma ikka natukene loodan, et nii-öelda ingelinvestorina, et sellest ideest kasvab midagi. Ma tean, et siis, kui sellest kasvab midagi ja tulevad sisse suured rahad, millega ei ole võimalik minusugusel väikeinvestoril kaasa joosta, siis mind diluuditakse, minu nii-öelda osalus väheneb. Aga ma loodan, et see ei tähenda mulle kahjumlikkust ja teiseks mulle meeldib see idee, mulle meeldib see mõte, see alus, põhimõte, see, mille peale see äri ehitatakse ja see on väga oluline komponent. Veel üks asi, millest tahaks veel rääkida investeerimistega seoses on timing. Päris igal hetkel investeeringu saamine ei ole võimalik ühesugustel tingimustel. Ehk siis selle aja valik ja see õige positsioneerimine, kelle juurde sa lähed, mis jutuga sa lähed, mida sa näitad ja millal sa seda teed. See on päris oluline. Võt neid asju päris niimoodi kogemuse kaudu õppida on suhtes kulukas, sest kõik see maksab. Pangad on küllaltki konservatiivsed oma riske hinnates. Erainvestorid on tihti julgemad. Nii et selliste võib-olla riskantsemate, ebatraditsionaalsete nagu äride puhul võib olla kaasinvestori kaasamine lihtsam lahendus.